Kaunitar ja Geenius, episood 3. Me oleme 3 epsi sees ja vist saab öelda, et see on tõesti Eesti üks parimaid realiteid, mida me siiamaani vaadanud oleme. Ja me oleme palju asju vaadanud. Kordagi ei ole veel igav hakanud, mis tegelikult on nagu väga üllatav. Sul üllatused meelde või? Oleneb üllatusest. Kui öeldakse, et ma homme saan isaks, siis ma ei ole. Pane klapid pähe. Ma toon su lapsega siia. Pane klapid pähe, kuula muusikat ja pane silmad kinni. Ja kui silmad avad siis, kui ma sind puudutan. Ja sa ei too ühte venda siia kedagi, sa tood kellegi siia praegu. Kuula Justin Bieberit näiteks. Aine. Tere! Meeldib. Tere! Väga meeldib, Robin on minu. Väga meeldib. Vau! Robin, Tere. sa eelmine episood ütlesid, et sa tahaks näha Eveli. Jaa. Noh, Nii. ta on siin. Daamid ja härrad, Eveli on kohal, saatejuht 20 aastat hiljem. 20 aastat hiljem. No nii, Eveli, kuidas läheb? 20 aastat hiljem hästi läheb, väga hästi läheb. Jah, ma olen ka veits närvis selles. Oled, jah? Ma ei nagu... Kõik on hästi, selles mõttes... Aga pole ammu siin niimoodi teinud asju. Jaha. Millega sa tegeled praegu? Mina olen ametlikult turundajaga, praegu ametlikult lapsega kodus. Ma kirjutasin Evelile, et ütlesin, et kuule, slaidisin... Kell 1 öösel. Kell 1 öösel, mul tuli mõte. Siis ma slaidisin. 3 korda seda mõtlesin, et kas see on nali? Ma kirjutasin, et tšau, et kas sa... Ma isegi ei olnud tšau. Ei, sa ei olnud isegi ma ei olnud tšau, ma ütlesin, et kas sa tahad meiega tulla Kaunitar ja Geeniust reactima või? Ja siis hommikul vastasid, et ma pole vist 20 aastat enam naljakamat asja lugenud enda postkästi saata. Põhimõtteliselt jah, sest et esiteks ma hiljuti tegin oma VHS-ides, et lasin võtta peale, et ma teadsin, et mul on mingid salvestused, et kas mul on midagi alles. Sealt tulid mingid fragmendid Kaunitarist ja Geeniusest ja siis ma mõtlesin, et issand, et neid ei saa mitte kuskilt. Ja ma ei tea, kuidas te need saanud olete, see on täiesti hull. See on saladus, see on saladus. Ja seepärast on ju kõik, nagu ma eelmine kord ütlesin ka, peate laikuma, subscribe ima, sest meil on tõepoolest eksklusiiv. Seda, kus juures soovitati suht ammu, nagu ma arvan mingi 4 aastat tagasi juba, aga me tegime. Ja ma rääkisin sulle ka tegelikult juba ammu sellest, et mäletad? Ei, ma mäletan. Näe, nüüd mõtlesin, võtame ette. Ei, väga, ma vaatasin esimest osa, ma naersin ise ka, et ma ei mäleta, mul puudub nagu mälestus sellest. Sellest või? Aga miks sa ei mäleta siis? Ei, no, 20 aastat, et see oli, ma arvan, me salvestasime mingi võib-olla 2 nädalat. Mina ju tegelikult käisin tegemas ainult enda osi. Ma ei tohtinud nendega kokku puutuda, ma elasin seal kuskil kõrvalmajas. Üks asi, mida ma mäletan, on see, et ma olin ülinärvis ja seal oli helimees tervitused Vinklile, kes ütles mulle peale mingit spiiki, et kuule, et rahune maha, ma kuulen läbi mikri nagu kõlari, et sul süda petsab. Aga ma ise eile guugeldasin, et Vladimir oli ju hitt. Juba selle ajal... Vladimir on juba meil praegu hitt, vaata. Ja ta oli siis nagu kõigi lemmik. YouTube'is on üleval mingisugune Sky Plussi, minu arust mingi kas hommiklõuna vahet ei ole. Mulle kusjuures keegi saatis selle. Ja tegelikult on nagu maailma kõige toredam ja nagu siiras. Ma ei tea, mis tast saanud on, ma tahaks ka näha. Ma otsigi üles. Kui me juba Vladimirist räägime, siis ma leidsin ta Facebooki üles. Aga ei olegi suurt muutunud ju. Ta on nagu Britney Spears. 2016. Tantsib nugadega. Draakonmeister. No võt. Ja 3 keeles, vene keeles, eesti keeles, inglise keeles. No siin on tõlgib kohe mul. 2019 on kirjutanud Kaunitar ja Geenius tantsulöövi Vladimir olen. Kes on minu fänn, palun võite lisada mind sõbralisti. No võt. No ma ei tea, mis see midagi on. See on nagu Justin Bieber see elulugu. Vaata raamatu pealkirja I am legend. I am legend või? See on literaali Bieber, jah? No peaaegu ju. Noh. Paneme peale või? Paneme peale, vaatame. Eveli kindlasti tahab vaadata ennast meelde tuletada vanad head ajad ja mis seal ikka, paneme siis 3. epsi peale. No tere hommikust, tulevane miljonär ja legend. Enne kui videoga edasi läheme, siis tahaks rääkida tänase video sponsorist, kelleks on muidugi Lightyear. Nagu te teate, siis Lightyear on Eesti investeerimisplatvorm, mis on reaalselt kõige mugavam koht, kus investeerimisega alustada. Täna ma näitan teile, kui lihtne see päriselt on, et jõuda selleni, et osta oma esimene aktsia, isegi
kui sa oled siin puhkusel, nagu mina. Võtad Lightyeari lahti, vaatad, mis siin toimub, sel nädala populaarsed aktsiad. Mina kasvatan jõhkralt enda meta-aktsiad, seega võtan meta lahti. Analüütikud soovitavad 91%, et peaks ostma. Vaatan price targetid, seega vajutan lihtsalt siin all nurgas buy, panen näiteks 50 taala eest ja sa võid alustada 2 taalaga, kui sa tahad. Panen preview order, confirm ja olemas. Submitted, siis kui turg avaneb, kohe sul meta-aktsia peal. Nagu nägite, see on reaalselt 3 klikki ja sul on aktsia juba olemas. Ja samuti ma tahaks näiteks jälgida seda meta-aktsiat, seega panen endale price alerti, kui ta langeb näiteks -5% veel ja see on ka olemas. Seega nagu te näete, siis Lightyearis on tõesti väga-väga mugav ja kui sa ei ole veel registreerinud, siis kasuta linki descriptionis või skaneeri seda QR-koodi ja kasuta alustamisel koodi Zevakin, et saada kuni 100 € väärtuses murdaktsiaid või ETF-i sinu personaalsele kontole. Aga peameeles investeerimisega kaasnevad erinevad riskid ja siinkohal vaadake seda venda. No, tegu ei ole investeerimissoovitusega ega ka nõuandega. Aga nüüd kõik Lightyeari kasutama, edukat investeerimist ja kui see kõik on tehtud, siis jätkame videoga. Kas sa, vaata, seal oli selline olukord, kus Vladimir tegi suurepärase tantsukava. Vladimir oli hitt, kõik meeskond armastas teda, inimesed armastasid teda, ta oli lihtsalt nagu totaalne hitt, aga see tantsimise osa, ma mäletan, nagu see tuli üllatusena kõigile, et ta on nagu selline freestyler. Tuli kõigile üllatusena. Ta oli tantsulõvi tõesti. See oli hea ja ta ei võidnud ennast tagasi. Mul on hea meel, et ma loodan, et ta ei ole kaotanud seda endas, et ta nagu on selline vaba hing. Praeguseks hetkeks on tütarlastele maadeldud malega ja noormeestel keerutatud tantsu. Oota, üks asi, millest mul arusaamatuks jäi. Need mälumängu küsimused. Mina neid ei, ma saan aru. Mis selle venna nimi nüüd oli? Kes see? Meelis? Ei. Kernstein. Kernstein. Jah. No, et kuidas need siuksed vastused teavad? Ma olen üpris kindel, et mina lugesin neid vastuseid ka niimoodi, et esimest korda kuulen. Ülirasked küsimused. Ma arvan, et need olid pigem sel ajal meediast läbi käinud mingisugused teemad. Kes male termini Eestisse tõi või? Vaevalt. Aastal 1880. Kernstein. Või siis nad võtsid nagu huvide pealt, et eks vaata, ega seal ka, vaata, ega kõik ju realitid ikkagi on nagu toimetajad. Mina ei tea, mida toimetajad seal tagantjärgi tegid. Suur production oli, mäletad? Ikka oli selles suhtes, et vähemalt mul oli oma meikar, ma mäletan, et ei pidanud ise tegema. Stilisti oli ainult nii, et anti mingid asjad, ma vaatasin, et mõtlesin, et te naarsite neid outfit'e, et jumal ägedad. sel ajal oli selline pood nagu Naomi, minu riided olid Bastion. Bastion oli see fancy värk. Ja. Triin Randla oli kunagi ka seotud hästi palju tereprojektid, tema ema töötas seal. Aga ei, küsimusi ma ei teadnud ja muud asjad. Ma räägin, mina vaatan ka nagu mind poleks olnud see. Värskendab, vaata. Uued horisondid ootavad avastamist. Niisiis, kallid mängijad. No nii. Mis asi mul kohe? Ma ei tea, mis see on. Sinu riietus on nagu ikkagi nagu kõvasti juba nagu aastaid eespool. Ja tõepoolest ütleme ausalt, et selle saate tõeline kaunitor on ikkagi Evelin. Ole hea, tänan. Selles mõttes, et siin pole nagu kahtluski. Aga ma ju ei olnud neist väga palju vanem. Mina olin 21, nemad olid ka 19, 18 seal. Et no selles mõttes aga jah, ma ütlen, tüdrukute riietusest ma lihtsalt tean, et enamus sellest riietusest on nagu pärit, oligi Seppala ja see Naomi. Flashbackid nagu öeldaks. Teed ühe paari võrra vähem. Kõik ülejäänud aga on astunud sammukese võrra lähemale võidule. Teid kindlasti huvitab, mis on teie tänane ülesanne. Viimane päev on pakkunud pingeid, põnevust ja üleelamisi. Selles klipis sa nagu niimoodi, nagu nad olid päriselt sul taga või sa lihtsalt pärast hiljem tegid ise eraldi? Ei, siin mina nägin neid ainult oma spiikide ajal. Päris palju infot tegelikult saate ühine vaatab. Nagu, mõtle meie villas, vaata, 2 lauset ei suuda kokku panna juba, kas naeram või läheb sassi, vaata. Saame paneb kõik kurdi seletused asjad, vaata. Ja järgmine ülesanne on meestele. Ja midagi meeldivamat kui massaaž
on vist raske välja mõelda. Massaaž. See on nii hull osa. Massaaž. See oligi see, kui Vladimir hakkas võluma seda naise selga või? Mingit klippi me nägime. Massaaži tegema. Jomma joo. Teil on teie paariline, kes ilmselt teab massaažist palju, kui mitte kõike. Nii et paremaid õpetajaid on teile ilmselt raske leida. Ning tasub siingi meeles pidada, et osavaim masseerija saab järgmiseks väljakukkumiseks immuunsuse ja õiguse saata duellile üks ülejäänud paaridest. Siin on teie abivahendid. Soovin teile julget pealehakkamist ja osavaid käsi. Osavaim masseerija, mis see tähendab siis? Mina ei tea, kuidas seda hinnata ilmselt käte liigutamise järgi. Ma nagu öelda, kui sa mõtled nagu tänapäeva formaat on ja siis on Love Island, seal on nagu see, et siis kui otsitakse parimat, siis üks peab kõik läbi masseerima või suudlema või no mis aga minu arust ma pole Love Island niimoodi vaadanud juba aastaid. Aga ma kurat, ma ei mäleta, kas seal tõesti... No tundub loogiline tegelikult. Et just kelle käed olid kõige paremad. Pimesi valid vaata. Kas tõesti 2006 lasti kõiki näppida nagu avalikust ma arvan, 2006 tehti veel hullemaid asju, nii et see 2006 ma arvan, lubati seda rohkem teha kui praegu. No. See on kindlasti väga basic asi selle aja kohta. No samas, kui need kutid läksid alasti sinna voodisse. Ei, no see oli täitsa lõpp. Ma mõtlesin ausalt, sellist asja ma ei mäletanud. Nagu näeme, on asja kallale asutud õhinaga. Ja algabki töö sektsioonid. On suht kindel Vladik on massaaži ekspert ka veel. Mees, kuidas seda ka veel oleks, siis oleks nagu, see vend oleks täis. Vend on mingi 5 aastat mingi masseerimiskoolis käinud, vaata. Massažeerimis. Ühesõnaga kuskil kuradi kõiki täpselt neid kohti teab, mida vajutada. Raudpolt jälle võidab ära. Vaata, kus süveneb õpikusse. Muidugi. Ma vaata, sa pead oskama seda õli kasutada ka. Aga mis ikka, käed soojaks, mingi kätte peal natuke õli ja siis... Tundub, et ka esimese paari lahkumine pole konkurentsi sugugi suurendanud. Kõigepealt silitamine. Enne läksid silmad põlema, vaata, silitamine. Saad aru? Vladik on üksi naistega ja ta õpib ikkagi praktikas kohe. Ei no, tark mees. Mehed loevad raamat mõttetult, ta korras skännis läbi, läks kohe praktika sessiooni. See on alati see, mehed, ärge küsige teistelt meestelt, küsige naiste sõbrannad. Naiste sõbrannadelt? Mida siis küsima peaks? Kui sul on naise kingitust, abi, mõtteid, naise sõbranna teab alati õiget vastust. Ei peagi naiselt otse küsima. Mis tahad? Naised ei otse, ei ütle ükski naine sulle, mul pole midagi vaja. Aga miks sa kohe, mis sa ei ütle? Sa ikka tahad ka teada, et sind märgatakse, sind nagu pannakse tähele. Iga päev märkan üles ja näen. Märkan jälle. Ehk siis peab Vladimirit palju rohkem õppida. Kui üksteiselt näiteks. Ja praegu me õppisimegi, et näe, Vladik läheb kohe tegudele. Kohe tegudele. Lions Deni. Kohe vaatame, ta ei hakka no nonsense. See on juba massaaž või silitamine või? See on juba lihtne massaaž. Sa tead kõike? Ei tea. No ära siis seleta. No ta on teine seda. No ma olen ka. Need ainult ülitsevad. Õige, tubli ja õige, tubli. Väga hästi, natuke siit veel, natuke altpoolt ja siis keskelt ja siis veel siit ja siis... Ja. Siis on juba ja. Aga see ei ole niimoodi, et ühe korra, vaid nüüd järjest ja juba okei. Ta hakkas nautima lõpuks. Voh! Vladik teab, mis ta teeb. Kui mugav sul on massaaži teha, kui krimpsutab nagu nägu. Mulle tundus, see oli rohkem ikkagi nagu siuke, okei. Nagu leidis mingi spoti üles. Ma arvan, et seal on ka nagu see, et nad olid nagu liiga kinni selles, et kes see on ja mis asja, et see nagu, tegelikult on ju tore. Aga küsime otse, kas seal seda, seksivärki ka sai. Oota, me jõuda sinna. Ta teab võib-olla behind the scenes nagu aga ma ütlen samas 20 aastat, ega minu mälu ei ole endine, ma siiski ei ole ka enam. Ma ei taha seda uskuda, kurat. Ma arvan, et siis te peaksime toimetaja leidma, sest neil on seda musta kaadrit, vaata, mida telekas ei tundus, mina ei tea, vaata. Meie saates, mis me Türgis filmisime, seal oli küll keppi kõvasti. No, tänapäeval ma räägin päris elu. Ühesõnaga, Vladik on ekspert ikkagi massöör. Teed täpselt selle järgi, nagu siin raamatus on.
oma mõtteid ei ole või? Kuidas käelamas? Möliseb lambist! Teine katsub inglit. Sa kujutad ette, ta mõtleb oma peas praegu, et minu käes ingel. Jaa, ta ütles ta kohta ingeli, vaata. kes see on? See on ingel? Mina olen Elerin. Tema jaoks see on ju, issand, midagi pinge. Oma mõtteid pole sulle. Ja on siis hea edasi massaažid teha või? Muidugi, plaadigi ikka teeme, tal vahet aga vaata, kui vahet, või selles nagu ei ole keegi, ei ürita olla keegi, kes nad ei ole, on ju. Ja kuigi rühm naissoost õppevahendeid ühtegi laiali jookseb, ei lase mehed oma õpihimu sellest häirida. Mine ütle tänapäeval, see on mu naissoost õppevahend. Ütles ka nii või? Mu tüdruk seal. Ja kuigi rühm naissoost õppevahendeid 2006. Ja sa tulid siia peole kaasa seda. Ja, et see on naissoost mul õppevahendid. Ja ta on tõupuhas homo saatens ka veel. No mida perset? Ussa. Laiali määrida. Ei. Ma ei ütleks, et Tanel pervert on, aga mulle meeldib katsuda, küll ta mind ka nagu pannud käe selja peale ja patsutanud ja see tõesti nagu häirib. Oh my god, what the fuck, bro? Ma ei usu, et Tanel pervert on. Taneli love language on füüsiline kontakt. Väga haige lause, mida neil sisse panna. Ma ei ütleks, et Tanel pervert on, aga kohati nagu mulle See tähendab seda, et Toimetaja küsis, kas Tanel on pervert? Toimetaja reaalselt küsis, Taneli küsimus, kas Tanel on pervert su meelest? Ma ei ütleks, et Tanel pervert on, aga täitsa lõpp. Oh my god. Ära sega vahele. Ma ei ole temaga eriti palju rääkinud, et ma ei tea, mul on mingi imelik tunne sees, ma ei julge temaga eriti suhelda, sest ta on nii vana paistab. Ja vahepeal ta räägib hästi. No ega Adelina kohta öeldi ka, et ta on vana mutt. Ta oli 25. Aga vaata, nüüd ta küsis juba teist korda. Käiski siis ilmselt kõikide naisted käis läbi. Küsis, mis sa arvad, kas Tanel on pervert? No ma arvan, et Tanel nagu ei ole pervert, aga natuke nagu vaatane värkina. Meie naised panid plehku, ütleme ausalt ära, et noh. Need on nagu tööle leidnud. ei ole tegelikult. Oota, kui aja tõsiselt naisse. Tanel on nagu tema jaoks nii vana ja talle ei meeldi nii vanade inimestega suhelda. Ja praegu. Kas talle oma vanemad ka meeldis siis või? Ja lihtsalt vanad inimesed ei meeldi. Ta lihtsalt hoiab kaarega eemale sükestest. Ja ta on 27. Aga ma arvan, et ta läheb paremaks. Äärmiselt tõrmassaaž. Okei. Sensuaalne massaaž. Varsti läheb full body. Ta ei vajuta ju. Nagu sa näed juba siit kaadrist ära, et see on reaalselt, sa silitad niimoodi, vaata. Ajab soojaks selle. Jäi magama või? Ja rahuti. Tähtsatel kohtadel on sõrmed vahel, vaata. Ikka vend on magades ka geenius. Saad aru? Tüübil on lihtsalt nii, see oli liiga tark raamat. Vanasti öeldi, pane raamat padja alla, siis jääb ju kõik pähe. Muidugi. Kulminatsioon. Ning juba ongi meie minispa ennast valmis pannud, et välja selgitada päeva parim massöör. Tere jälle! Noormehed, täna oli teie ülesandeks õppida massaaži ja oma tütarlaste kaasabil saada nii headeks massöörideks kui võimalik. Kuidas teie ülesanne välja hakkab nägema, seda kuulete hiljem. Praegu aga palun minge oma tubadesse, et võtta veel õpikutest viimast. Kuule ta, meil on vaidlus olnud, ma arvan, viimast 2 episoodi, et kas too aeg oli fake Dan olemas või? Kas nemad kasutasid fake Dan'i seal? Ma ei usu, tol ajal oli, mina tegin ZTV-d ja Päike oli sel ajal mega sponsor ja tol ajal käidi meeletult Solaariumis. Solaarium, okei. Ma mäletan, me ZTV-s välja Solaariumi külastuse kinkekaarte ja kreeme vist, ma arvan, iga osa. Pluss meil oli endal, ma arvan, ma käisin seal ka liiga palju. Terle on ju 100% ju ei, selle ajal oli Solaarium. Kindlalt, ega mina olin ka pruun. Sa oled ka Sollis käinud siin rahulikult? Ma olen ikka kindlasti väga palju käinud, ja. Kuidas me seda välja selgitame? Loomulikult žürii abil. Meie žürii on sedapuhku ainuliikmeline ja selle ainsa liikme saate te valida enda seast. Kõik noormehed teevad ükshaaval teie poolt valitud žürii liikmele 2-minutilise seljamassaaži. Et võistlus oleks aus, on žürii liikme silmad
ja kõrvad kaetud. Lisaks massaažile saab žürii liikmeks olev tütarlaps koos oma paarilisega järgmiseks väljakukkumisduelliks ka immuunsuse, mis omakorda tähendab seda, et järgmiseks memoduelliks on meil olemas 3 immuunsusega paari. Retsid pikk monoloog oli praegu. Vaatke tubli. Ma olen isegi uhke endale. Ja tubli väike mina. Oli one take või? Ei, no selles suhtes jaa, me ikka seal ei praktiseeritud seda, et sa saad 2 lausa kaupa nagu teha. Et sa said parandada küll, aga üldiselt ikkagi oli parem, kui sa ühe jutiga. Oli parem, soovitati, rangelt soovituslik oli see. Kui see pakkumine tuli, siis ma mäletan, et ma ei tea, aga raha oli selle koha kohta. Ma arvan, et äkki 10 000 Eesti krooni. 10 000 krooni? Kuskil, aga selles suhtes seda oli ikka minu nagu mõistes oli ikka nagu selle kohta palju. 2 nädala töökohta. 640 euri? Kui sa nii ütled, siis see on väga kurb. 15,6. 1 euro on 15,6 eeku. Kohe saame teada, mis palk oli. Aga tegelikult vist ei tohi öelda, on ju? Ei, no mis 20 aastat hiljem pole. 20 aastat hiljem lepingud ei toimi enam. Minge perse kõik, kurat. 639 eurot. Hea töö. Aga selle aja kohta ma arvan, et sa võidki korrutada, nagu see oli ikka suur raha. No 10 tonni eest ma oleks päris mitu krõpsupakki ostnud too aeg. Tavaline selline palk mul võib-olla ikkagi 1000 krooni oli nagu selline kuu. Siis ei olnud niimoodi, et sa lähed ja teed YouTube'i saateid ja saad kuulsaks ja oled tuntud ja tore ja siis sa ikkagi pidid nagu kandideerima ja vaeva nägema, et endale üldse mingisugune töö saada. Ei olnud nii lihtne. Sa lihtsalt võtsid mu praegu 10-aastase karjääri ja lihtsalt stompisid selle peale, sülitasid ka. Me ei jõuagi selle saada. Jaa, ei, me ei jõua, see on tavaline. Selles suhtes vanad head ajad, vaata. Jälle teevad loosi, jah? Et siis paljaks. Et siis paljaks. Paljaks saab võtta. Ei, riietega. Loosiga vedas Margritil. Tema kehast saab nüüd kohtumõistja. Kes teda masseerib, seda ta ei tea, ei näe, ei kuule. Ning vähe sellest. Ka noormeestel pole õrna aimugi, kelle seljatükk neile vastu valendab. Et on võitja on ja? Oled võitja või? Ma ei tea, kas olen võitja. Ma ei tea, kes võitja olla võib. Aga seda ma kahjuks ei tea, keda ma masseerisin. Seda ma ei tea. Ma kahjuks ei tea, keda ma masseerisin. Kuidas ei tea? Ma ütlesin sulle. Ma ütlesin ju. See oli tead, kes? Noh, keda sina pakkud siis? Ainuke, keda siin ei istu. Adelina tahtis ise minna. Ma ütlesin, ma oleks ikkagi läinud ise, kui ta on kaetud ju. Mul selge niimoodi valutab, no. Kurat küll, no. Tead, kes? Nagu mingi heureka ma. Üks naine on puudu, vaata. Vaata ruumi, palun. Keda ei ole siin? Tõepoolest. Sellist asja ma ei oleks olnud, tõepoolest nagu. Sa ei teadnud, et tema oli või sa ei tundnud ära või? No, ma vaatasin, et selline pisut täidlasem nagu. Täidlane. Sa oled üpris täidlane. Oh my god. Meil on olnud läbi aegade ikkagi mingisuguseid väljendid küll, mis öeldakse, kui on natuke nagu... No üks ütles, no korpulentne. Korpulentne, vot see oli sõna, korpulentne. See on siuke, mida oli palju kasutatud. Natuke korpulentsem. Vaal on öeldud. Mida veel on öeldud? No erinevaid asju on öeldud saadetes. Erinevates saadetes. Laoleit. Rannamajades ja asjades. No, siuksed asju on öeldud, aga korpulentne. Aga täidlane ei ole öeldud. See on tõesti väga viisakas sõna. Vaba Vladik! Vladik tõmbas püksid nabani. Vend on valmis. Vladik, näita ette. Ei ole. Tal on selle jaoks ka rutiin olemas, jah? Kuule, ta teab jälle, mis ta teeb. Vladik jälle teab, mis ta teeb. See on kunst, vaata. Ta võtab igat asja, see on kunst.
ega geeniused on ikka tegelikult suht ikkagi nagu konkreetselt üldiselt Vladik on ikkagi ta on creative hing, kes on kogemata saanud, temast on saanud geenius. Vaata kui kunstiliselt ta läheneb ikka. Kui ta veel laulas ka, siis mul ei oleks talle mitte midagi vastu. siis ta on tõepoolest superior hing. Päris. Ma kirjutan, ma slaidin talle Vladik. Kirjuta talle Facebookis kohe. On aeg. Kõik. Väike tants. See saab ikka välja. See on nagu sportlane tuleb peale sooritust välja, vaata. Pistakse kohe intervjuu. Mina arvan, et läks hästi. Ei ole võimalik. Oh my god. Ta veits esines ka praegu. Ta oli heas töös. Ma arvan, et kui ma tagantjärgi vaatan, ma arvan, et ta võiski veits vinti peale keerata. Kui sa oled nagu intelligentne inimene ikkagi, sa saadki aru, et sa tuled nagu pulli tegema. Ei tea, kas ta keeras vinti või mitte. Ta tundub. Mina ja oma arvamuse, ma arvan, et ta lihtsalt oligi nagu, ta teadis, et show'd peab tegema ja ta andis rahvale seda, mis rahvas tahtis. See oli ikka väga... Ma ei oska seda sõna kirjeldada isegi nagu. Mina arvan, et läks hästi. Äkki kummardus bänd, jah? Läks sa? Väga hästi. Keda sa masseerisid, kes teil oli seal? Modell. Rätiku all oli. Oli jah? Keda puudun? Vaata, keda ei ole. At this point lihtsalt võiks, nagu Vladiku kaadrid võiks olla lihtsalt, nagu saad aru. Ainult see oleks vaadata. Absoluutselt, ma räägin. Täiesti suva, mida sa näitad mulle, ma lihtsalt vaataks Vladimirit. No Märt ikka teab. Seda ta mudis ju enne räigelt. Tšau. Oi. Ma ei tea. Vladik on täiesti pohku, mängib piljardit, vaata. Märt tuli, vaata. Mingi võistlus on või? Kuule, Märt, mul on kuradi löök pooleli, ära sega praegu. Kas modell oli või? Ei tundunud. Oli niisama ilus naisterahvas. Kuidas läks? Sul see mäng. Kehvasti. Väike roos. Vau. Aga sellest pole väga palju kasust, ei näe just. Kas sa tegid mingi triki? Jälle Vladik, tal on suva. Full body. Poisid olid tegelikult suht head, nagu üllatavalt head isegi. Näha oli, et palju oli pingutatud täna. See Tanel, kes Keitiga tiimis on, et ta tegi mulle päeval ka massaaži ja ta teeb niimoodi hästi kirglikult nagu või ma ei oska öelda, ta oskab nagu väga hästi teha tundega nagu. Pervo ju. Nagu vanem meesterahvas. Vanem meesterahvas pervert. Ärme nüüd päris... Ei, ta ei ole, absoluutselt. Võib-olla me peaks ettevaatuspunkti lehele vaatama korra. Osad poisid olid suht normaalsed ja oli sellise ikka, kes olid väga halvad. Märt näiteks. Märt oli halb. Sellepärast ma olin nõus žüriis olema, et Märdile esiteks head meelt teha. Märdile head meelt teha, Märt ei tundnud äragi. Märt ei võidaks nii. Ta päästis ära. Ta praegu ütleb seda, et Märt oli nii trash massaažis selle praktiseerimise ajal, et ta lihtsalt... Ma juba teadsin, et me kaotame, noh. Wow. Ma teadsin, et tal ei tule võib-olla kõige paremini välja. Wow. Geniaalne. Et meil on immuunsus homseks olemas. Meil on kõik pallid ühe augu juurde vajandata. Või seal on must või? Mis siin toimub? Tänase massaaživõistluse võitis noormees number 3. Noormees number 3 oli Tanel, kelle paariliseks on Keiti. Põmm! Alles oli, kõik oli sõbralik. Läksime kõigiga kokku, hästi läbi. Ei ole. Meil on tekkinud 2 leeri praegu.
Mis juhtus? Kui nüüd naistest rääkida, siis Adelina, Elerin ja Terle. See grupp on siis, kuhu ka mina kuulun. Miks seal nüüd siis grupid tekib? Ma ei tea, ülilambist läks tõsiseks siin asi. Et kui ma peaks olema nende ülejäänud 3 koos, siis ma ei tea, siis ma vist pooksin ennast üles. Oh my fucking god, what the fuck? Siuke tüli või? Mis nüüd juhtus lambist? Nagu mitte midagi praegu, me ei skippinud ju mitte midagi. See asi, massaaž lõppes just teine. Päris tugev lause. Brutaalne lause. Võttes seas võib-olla nüüd juba natukene võib eristada 2 erinevat gruppi. Ühes grupis on sellised vanemad ja elukogenemad ja teises on sellised nooremad ja metsikumad ja särtsakamad. Metsikumad ja särtsakamad? Nagu võib-olla neil jääb ikka pisut mõistusest puudu mõnedes kohtades. Mida ta jäpib? Ikka. Paataim, Vladik on kohal. Päeva lõpu lõõgastus ei jookse teps mitte mööda külgi maha. Arvestades eriti seda, mis mängijaid homme ees on. Vladik, bassein on ujumiseks. Mis sa seisad? Monitoorib kõigepealt. Ta monitoorib. Ta vaatab üks selleks, tasub minna. Kas on piisavalt sügav? Kas ikkagi kõik meetmed on paigas? Kas esmabikitt on olemas? Huvitav, kas neid plätusid veel müüakse või kuskil? Need olid kõigil. Nagu need olid ülimugavad. Vennad käisid mingi 10 aastat nendega, vaata. Need Nike, te tead 100%, millest ma räägin. Sõbra isa käis nii kaua, et tal suure varba parema jalal tuli auk läbi. Nendega oli see case, et see vaata mingi nupuke oli siin. See tuli ära ja see oli kaputt, vaata. Need olid OP-d plätud, no. Bring them back, raas. Vladik! Vend upub ära kohe. Väike laps, vaata meie keskuses. Natuke väike laps meie keskuses. Vend ujub, vaata. Väike konnake. Reaalne kala, jah. 360, jah. Tartu. Jaa. Vau! Ma ei tea, kus me lähe. Uus hommik toob uued sihid. Ja sellest, mis ees ootab, annab põgusat aimu vaid Gabriel, jah. Annab põgusat päris elu jõudis kohale, igatsus. Aga palun ütle mulle, miks ta saatis? Aga mina olen üllatunud, aga... Ei no, vend on Gabrieliga suhtes, siis läheb põhimõtteliselt... Ma ei saagi aru, kas... No see ei ole suhte saada. Aga võib-olla oli suur tüli. Mine sa tea, kiirelt ma näitan sulle. Ja läheb kohe sinna... Mina ka võin saada kuulsaks. Mida te näite? 2 geeniust sai kokku, või? Räägime tarkadest asjadest praegu. Ära sega, sa ei ole piisavalt meie lainel. Sa ei ole sama vibe'i peal praegu. Tule kaasa. Jah, reaalselt. Veel joonistab. See läheb paljuks juba. See on nagu too much, nagu reaalselt. Mine koju ära juba, Adelina, palun. Mine ära, noh. Kutsu Gabrieli järgi. Reaalselt, kutsu valge labusele. Ta on olnud valge labusele. See on tiimile ikka. Põhiline point käib Adelina ümber. Siuksed päikseprillid. Mul olid emal kunagi samasugused. Siiril siiamaani. On siiamaani. Sellised suured, vaata. Ma olid ka sel ajal kuskilt netist tellisin veel mingid hiigla suured. Need on moes või olid moes ja nüüd on jälle moes vist. Ei tea, kas olid moes. Ma minust saatisin isegi Kroonikas nagu... Ma sain ka ikka, ma sain puid alla, et mul olid need suured prillid. Sa said puid alla Kroonikas, et... Et mul olid need suured prillid, see, et need ei ole üldse tegelikult moes. Tal on teine temperament ja ta on meist vanem. Ta vahepeal tüütab lihtsalt ära, ta räägib hästi palju ja jutustab ja... Ei ole nii. Number jätki meelde 521 988. Oh my god!
värriga külma ka siin ju, varbad on paljad. OP stiil lihtsalt, vaata seda stylat. Võitled on hea meel. Crazy styla. Oh my god. On väärad. Oi. Väga hea. Vesi on mustem kui me ise. Siis tualettruum on alla igasuguse arvestuse. Ma olen käinud maal küll, aga ma ei kujutanud ette, et nagu nii jube võib olla. Oh my god. Tere tulemast, noormehed. Eveli on kohal! Siin ma olen. Sa olid ikkagi kohal. No ühesõnaga, sa oled siis linnapreili või ikkagi maatüdruk? Ma olen segu. Segu või? Mina olen oma enamus suvesid veetnud maal. No siis... Välikäimlates. Siis sealt ma mõtlesin, et äkki sealt tuleb ka vaata see, et nagu... No ei, mulle väga maal meeldib. Noormehed ja neiud. Tere tulemast tagasi kooli. Eriti just tütarlapsed, sest tänane ülesanne on mõeldud teile. Metsaülikoole harrastatakse maailmas palju, kuid meie oleme teie jaoks... Aga ta tegelikult pehmendas. Sa pehmendasid. Sellepärast, et see ülesanne on teile. Mis sa sellega öelda tahtsid? Eriti just tütarlapsed. Ma ei tea. Mitte midagi? Ootame, vaatame. Ei, no oligi vaata see, et ülesanne on teile. Teie olete tagasi kooli. Jaa, muidugi. Ja organiseerinud väikese metsakeskkooli. Tänase tunni nimi on füüsika ning tunni teemaks on raketiteadus. Rakett? Ma vihkan füüsikat. Kas ma võin teile ühe kogemuse rääkida? No, füüsikaga. Jah. Läksin uude kooli ja see oli esimene tund, füüsikatund. Ja saad aru, õpetaja oli selline, kes tegelikult on ka harrastusnäitleja ja ta on füüsikaõpetaja. Siis ta kirjutas tahvli peale suurelt, mis on füüsika? Oli küsimärgi. Ja siis ta läks, tuli tassi ette ja karjus üle klassi. Mis on füüsika? Kõik on paitunud. Füüsika, see on nagu tripper. See, et see külge hakkaks, selleks peab midagi tegema ka. Sulle jäi meelde? Jäi meelde. See nii fucking hea lause. Lisaks näitleja meisterlikkus. Mis on füüsika? See on nagu tripper. Ja otse loomulikult on ka noormeestel õigus koos teiega kuulata ja konspekteerida, sest nemad on ju need, kellega koos te tänast ülesannet täitma hakkate. Füüsikatundi aitavad läbi viia Eesti Füüsikaseltsi teadusbuss Suur Vanker ja selle lõbusad semud. Tere teile! Nii, õpilased kõik kohal. See on see füüsikaõpetaja seda? Ei. See teeb praegu ka teadussaateid ja asja. See või? Raketi saate, mitte saatejuht, aga... Ei, on küll saatejuht. Ta on teadlane saatejuht seal. Nii, õpilased kõik kohal. $1 miljon on 1 kilogramm, mis saadetakse orbiidile. Nii et neiud siin. Palju on neiude jaoks normaalne kaal? 50. 40, ei, 45 on vähe. Küsime, kui palju kaalub. Jah, küsime, palju kaalub. Palju kaalub näiteks. See on ka see on kõige totram küsimus, vaata, küsida saad. Mis on sinu jaoks normaalne kaal? Sa lähed küsima otse, palju kaalud? Aga küsitakse saade linna käest. Ma ei tea, keegi oska midagi vastata. Üliraske. Et teid orbiidile saata 50 miljonit. Aga ega kosmosejaamas, kui te olete kord sinna jõudnud, ega seal ei ole lullilöömine, seal tuleb trenni teha kõvasti. Ja siin ongi üks seade. Ta võiks nüüd vastu, sa oled käinud või? Kõvasti, sa oled käinud või? Mõtlen see vendini, ma selle saate ära unustanud rahulikult, nüüd jälle. Tuletame meelde. Te vist paljudele teele teinud sellega, et küll leitakse emasid ja... Siiamaani pole pahandust olnud veel, aga eks me oleme suht varajases faasis ka. Jalgratas. Nii, üks neiu paneb siin väga aktiivselt kirja, nagu ma näen. Olge hea, tuli teie. Paistate, et te teete ka mingil määral sporti. Olete kindlasti palju kukkunud. Põlved kõik katki. Nii, olge hea, pange jalad rohkem laiali. Seiske siia servade poole. See on pull eksperiment. Jah, et kogu aeg kuus lage. Pöörad. Ja nüüd, kui sa rattaga sõidad, sa pöörad vasakule ja pöörad paremale, jah? Pöörad vasakule ja paremale. No ei pöördu ju mitte kuhugi. Aga midagi on puudu. Mis on puudu? Väga oluline asi. Mis on puudu? Inerts, jah. Inerts. Kedagi huvita lihtsalt. Nii, ja nüüd pööra vasakule ja paremale. Siin nalja teeb. Rattaga sõidate ju, pöörate vasakule ja paremale. Crazy. Füüsika. Nii. See on nagu tripper. Ma räägin selle, hakkab looma. Ja nüüd vala ole ja siia peale vett, ära kustutada, ta hakkab aurama vaikselt, põlema.
Vau. Vähe sai. Kiiresti, vett juurde. Nii, ei, visake teine pank ka peale vett. Kõik mööda. See läks mööda. Nüüd tuleb valvama jääda teil. Nüüd tuleb teil tuld valvama jääda. Kaevust tooma. Jah. Näete. Too kaevust. Oi. Peided. Jah, maailmas on palju mehi, kes oleksid nõus tähtide jaoks taevast alla tooma. Niisiis, tuleb teil ehitada rakett. Mehed ka midagi aru ei saa. Edasine on juba lihtne. Kelle rakett lendab kõige kaugemale, on ka võitja. Väga haige ülesanne. Ma olen skitskinos seal. Ei no reaalselt skitskinos. Mitte midagi aru ei saa, vaata. Adelina tuleb appi. Kus sa lähed? Vladik vaatab, mida õhku lasta täna siin. Väike püromaa. Jumal nänatud. Ma arvasingi, et seda ei tule. Tere, Talli. Rahu. Ta jäi kinni sinna. Kusjuures poisid polegi enam nii nõmedad ja vastikud. Need prillid lähevad aina suuremaks reaalselt. Need reaalselt lähevad aina suuremaks. See on nagu võistlus, kelle suuremad prillid on. Vertitoid. Midagi see kannab isegi suhelda. Mis ta jämetus? Ta kannab isegi suhelda poistega. Poisid lähevad talle nagu they grow on him. Ja hakkavad toredamaks on muutunud, noh. Raketi valmistamine läks meil ei läinud just väga hästi, sest et meil oli juba immuunsus olemas ja Margitile see väga palju huvi ei pakkunud, nii et on aeg alustada meie järgmise võistlusega. Kes lennutab oma raketi kõige kaugemale, on võidunaine. Tüdruk Eveli. Kus on roisku? Väga haige ülesanne. Nagu te nägite, harjutamine teeb meistriks. Tänase raketipäeva võitsid Hannes ja Adelina. Palju õnne! Te olete võitnud immuunsuse väljakukkumiseks ja õiguse saata duellile üks ülejäänud paaridest. Ta on siis Vissi... Tahaksin panna farmi Gabriel nimeks. Raketi nimeks Gabriel. Gabriel ja süda harjutas küll enne. Kunagi ma õpetan seda asja oma pojale teha ka, et lapsele mõttes, et Mõtlesin, et õpetab Gabrielile seda kunagi, aga oma pojale. See on palju parem. Gabriel, vaat seda. Ma selles saates õppisin, kui me vahepeal tülis olime. Te kindlasti olete mõelnud, kus te ööbima hakkate. Palun, siin on teile telgid ja magamiskotid. See on teile täna õhtuseks magamiskohaks. Ei no siis, kui Margit jälle ütleb, et tee midagi ja ma ei viitsi teha, siis eks ta natukene viha läheb küll, jah. See on nagu abielupaar. Ei, see on reaalne abielupaar. See on mingi 6 aastat olnud koos, vaata, siuke abielupaar. Jälle ma helise, ma iitsi ja ta ütleb, ma iitsi teha. Sõjaks läheb siin, ma ütlen. Märdiga tiimitöö läheb meil ikka veel väga hästi. Ma arvan, et kõige paremini. Tanel ja Keiti ning Adelina ja Hannes. Te võitsite meie viimased 2 mängu ning saite endale õiguse saata väljakukkumisduellile üks ülejäänud paaridest. Meie tänase duelli väljavalituteks osutusid Vladimir ja Elerin. Ei! Adelina ja Hannes, milline on teie valik? Marianna ja Tanel. Marianna ja Tanel, Vladimir ja Elerin. Palun minge oma asju pakkima. Vladik läheb duellile, see ei ole võimalik. Mõtle, Vladikut hakatakse mingi popkultuuri küsimusi küsima. Ei no see on ju nägemist. Tanel ja Marianna, Vladimir ja Elerin. Tere tulemast meie teisele väljakukkumisduellile. Kuidas see toimub? Igaüks teist vastab 3 küsimusele. Võidab see paar, kes 2 peale kokku saab kõige rohkem õigeid vastuseid. Kaotajad peavad kahjuks lahkuma. Tütarlaste küsimused puudutavad raketiteadust. Noormeeste küsimused puudutavad massaaži. Alustavad tütarlapsed. Tanel ja Vladimir, palun minge ootama.
kumb teist alustab? Mina. Marianna, palun vali number. Ma valin number 2. Mitu aastat tagasi räägiti kuu peal viimast korda inglise keelt? Mis asi? Mitu aastat tagasi räägiti viimast korda kuul inglise keelt. 2006, 1968 käidi kuul. 67, 68, mida sihukest, noh, sul oli vastus olemas seal. Mina kaunitan. Sa kaunitan, annab alla tahe. Okei, nüüd me oleme geeniusid, nüüd on päriselt kaunitan kohal. 38 aastat tagasi. 34. Õige vastus. Kus? Marianna teab neid vastuseid. Marianna Tartiru. Kus ta teab? Ta oli just koolis läbinud selle. Need tutvusid ilmselt. Marianna on lihtsalt, ta ongi fucking geenius. See ole reaalne ju. Kernstein. Number 3. Roland Evans oli ainus Apollo 17 astronaut, kes kuul ei käinud. Ehkki tema 2 ülejäänud kaasast tegid seda 3 korda. Kellega jagas Ronald Evans oma üksindust? Armstrong oli üks. Koer. Kui Eleri nüüd teab, delete. Ei oska öelda. Õige vastus on hiirega. Marianna. Ma valin number 5. Nimeta Hiina vaste Vene kosmonaudile ja USA astronaudile. Jälle teab. Hiina vaste. Hiina vaste kosmonaudile. Ja astronaudile. Ei, pohhui, Marianne teab. Marianne teab. Mis me vastame sinna? Enlo. See vene keeles seda Hiina seda. Histonaut äkki. Kahjuks on see vale vastus. Taikonaut. Oh my god, ta ei olnud kaugel. Ta ei olnud üldse kaugel. Pange palun Marianna geeniuste tiimi. That's it nagu. 1. Mis aastal öeldi kuu peal sõnad? See on väike samm ühele inimesele, kuid suur hüpe kogu inimkonnale. No, mis sa ütled siis? Sa ütled sama, mis see Tanele? 68. Kas ta 69 ei olnud? 1974. Kahjuks on see vale vastus. 1969. 69 oli kõige, näe, Tanel teadis. Kuna kuu peal tuult ei ole, siis kuidas panid esimesed astronaudid lipu ikkagi jutumärkides lehvima? Marianna vastab juba. Ma analüüsin küsimust. Hämmastav naine. Ma analüüsin küsimust ja ta juba vastab. Kuidas pandi lipp lehvima? Puhuriga stuudios äkki võiskil. Lasid seda raketiga kütetatud. Ma ei kujuta ette. Tähe kujulisele lipumastile. Õige vastus. Sul on jäänud veel võimalus. Kui vana oli esimene inimene, kes kuu peale astus? Kui vana? 38. Armstrong. Vana. Vanem. Vana on see liiga juba, ma arvan. 32. No. 39. Kahjuks ei tea. Ütle number! Õige vastus on 38 aastane. Oma! Ma ütlesin! Aitäh teile, tütarlapsed. Nüüd on noormeeste kord. Vladik kärib. See on Vladiku klatš moment. Ma ei tea. Klatš or kick. Mul ei ole üldse usku. See võib olla lõpp. Mul ei ole usku pika puuga taga. Klatš or kick on see. Pika puuga taga. See on Karl Vout, Vladimir. Klatš or kick. Ma ei usu sellesse. Davai, Vladik! Trust! No nii, noormehed. Seis on pingeline. Seis on 2-0. Tanel ja Marianne kasuks. 2. Nimeta 5 lihtsat massaaživõtet. Silitamine, sutkumine, ringitamine, rehitsemine, väänamine. Õige. Damn, bro. GG's. Kui sa tahad mängu jätkata, siis pead sa sellele küsimusele kindlasti õigesti vastama. Milline on sinu number? Kõna kohta. Sa ütled, et see on tema klatši moment, et ta võtab selle ära. Kui sa nii ebakindlalt vastad juba sellele numbril, millele sa vastata tahad, siis mina ei näe siit mingit varianti. Praegu nagu CS 1v5 on situatsioon. Väga raske situatsioon. Nimeta vähemalt 2 massaažis kasutatavat baasõli. No, õli on tehtud nagu rohtus, aga täpsemalt kahjuks ei tea. Õige vastus oleks olnud viinamarja seemne, mandli, porgandi, aprikoosi, pirsiku, avokaado. Paku ükskõik mida! Geraanium, jasmiin ja kadakas. Sa lugesid ette mingi... Kõigest saab õli teha. Kõik asjad lugesid ette. No vot.
kõik. Miks sa ei aitanud Vladikut? Sa tahtsid talle nagu mingi kuradi vihje teha. Ei Vladik. Ega Vladik poleks sellest aru saanud. Oleks teinud vastu. Oi, blää. Rohkem küsimusi ma kahjuks ei vaja. Ootame tüdrukud ära. Te olete võitnud meie teise välja. Palju õnne teile. Te olete jälle sammuke lähemal kogu mängu võidule. Vladimir ja Elerin, mul on väga kahju, aga te peate kohe lahkuma. Nii kurb, Ma sun nüüd hea olla, jah. Vaata, mis sa tegid, no. Sa saatsid tolle aja staari, tänase päeva staari, saatsid minema. Mina ütleks, et see on toimetajate poolt täiesti ei ole, see on sinu tegemine, sellepärast, et nad oleks pidanud nagu paremini jälgima, kes läks peale ja mitte Mariannale vastused andma, vaid... Aga tavarahvas ei tea, et toimetaja eksisteerib, sina oled süüdi ikka. Ma olin paljudes asjades selle ajal süüdi. Mis sa, kas sa tahad millestki rääkida? Ei. Vladik oleks pidanud saama immuunsuse põhimõtteliselt kogu aeg. Ei, tõepoolest. Vaid mängijad ei saanud minust endiselt lahti ja Tanelist. See on crazy, Marianna on crazy, no. Tuli tagasi. See küsimus, mida ma ei vastanud massaažil, oli lihtne küsimus. Ma olin teadnud, et üks neist oli... Vladik on täiesti näost ära. Kurb, ta tunneb, et tema võetas ka alt. Ta teab küll, mis asi Jasmini õli on. Vladik. Ma arvan, see oli... Tollel ajal see oli ikkagi, ma arvan, Eesti siuke kultuuri šokk. Oli. Nagu tõepoolest. Kas tollel ajal oli ka mingisugune statistika, et palju... Tollel ajal. Kui teie noored olite. Et nagu saadete, et siuke statistika ka tehti. Palju vaadati? Jaa, ikka tehti. Aga ma ei mäleta ausalt. Selliseid asju ma ei mäleta. Aga pärast seda sul läksid asjad huugama või juba enne seda huugasid? Karjääri mõttes? Karjääri mõttes ma ei tea. Ja no ma ei tea, tuntuse mõttes ja kõik see. Ma läksin magistrisse vist sel ajal ja ma üldse enam ei mõelnud. Ja siis ei olnud ju sotsiaalmeediat kui sellist. Ja lihtsalt kui tänapäeval keegi nägi, siis nägi. Orkut ja MySpace äkki. Ma ei tea, kas Reit veel selle... 2006 oli Orkut. Crazy place oli see. Reit oli ka pull, jah? Jah. Panin solle ja vahetasin seda kaanefotot. Sa saatsid ise endale solle, jah? Endal saatsin. Sul oli Reit, jah? Jaa, aga ma ei tea. Sa olid raudselt. Soll, ratteraha. Sa ostsid põhimõtteliselt platvormil solle ja sa said panna tüdrukutele 10 ja või meestele. Kümpasid said niisama panna, ei saanud. No vaata. Mis fame oli Reidis? Suur. Aga ma just enne tahtsin öelda, et sul oli väga suuremane fame. Palju, tonn või? Ei, kuule, ausalt, sa räägid mingis keeles, mida ma enam ei räägi nagu... Ammu ma ei räägi enam sellest keeles. Ammu enam ei räägi sellest keeles. Vaatame selle õnnetuse lõpuni. Ma lähen elan seda jälle kodus läbi, et Vladimir peab mängust välja. Vladikul polnud ühti kassikaaslased. Nagu rebane kana laadas, et ta tahad ringi, et ei tea, mida krabada. Ei ole. Vau. Ajaa, mu küüne! Selleks, et siin saates minust püsida, peab olema päris tugev närvikava. Kuule, mis siin toimub või? Crazy. Jah. Aga Vladimirit ei ole. Vladimirit ei ole. Üks periood sai läbi. See on kurb periood. Ma arvan kõigi jaoks, nagu öeldud, sai kultuuri šokk. No, nüüd sa kirjutad talle ja ma loodan, et siis järgmises osas on... Ta tuleb, räägib ise peale. See oleks väga lahe. Ma peaks talle 10 mikrit, ma arvan, juurde panema, vaata, et kuuleks, mis sa räägivad. Ei tea, kuule. 20 aastat on mööda. Jaa, väga tore. Tore, et sa tulid. Tore, et sa said neid aegu meenutada. Jaa, väga. Mis mulle endale jäi siis? Olid vanad head ajad või pigem ikkagi oli nadi seda kõike vaadata? Kuule, iga kogemus on kogemus, et kihvt. Tegelikult on kihvt. Aitäh teile! Mis sa rahvale ütled?
olge tublid ja ma ei tea, ikka otsige neid vanu asju üles selles suhtes, et kõik, mis on olnud, tuleb 20 aasta pärast uuesti. Reaalselt. Sa olid veel kuskil saadetes, ZTV, aga see oli enne seda. No ühesõnaga, Eveli tuli, nägi, kommenteeris ja nii on. Väga tore üllatus, Andrei, ja ma arvan, et vaatajate... Ma loodan, sulle meeldis. Jaa, absoluutselt. See üllatus lahkub nüüd. Ühesõnaga, kui teile see video meeldis, pane like, pane subscribe, pane bell notification, et see järgmist videot maha ja maaks, seni on ka tublid. Tšau ja tšau, Eveli.